Nii, ma loodan, et kõik kuulevad just mind praegu hästi. Jah, et mina siis olen Birgit Koll, olen Maaelu Teadmuskeskuse noorem teadur ja õpin siis hetkel, kuidas aretada uusi sorte. Ja sellega praegu ka aktiivselt tegelen. Ja teen siis täna sihukese lühikese kerge ettekande teemal siis praktilisi tomatikasvatusnippe hobiaednikule. Peamine fookus hetkel sellel loengul mõtlesin, et siis teeks alguses, et kuidas kasvatada tomateid kütteta kasvuhoones, sihukesed klassikalised väiksed kasvuhooned, mis meil on. Siis kuidas avamaal kasvatada ja kuidas siis kasvatada aknalaual, süge rõdukastis. Ja siis natuke räägin ka põgusalt nende sihukestest tomatihaigustest, mida me võime näha. Et eelmine aasta oli selleks ideaalne õppimisvõimalus, et neid väga palju levisid. Ja siis küsimused siis jätaks siis loengu lõpu poole. Nii. Et alustame siis, et kasvatamine kütteta kasvuhoones. Tavaliselt kõige ideaalsem olekski alustada märtsi lõpus, aprilli alguses. Et siis põhimõtteliselt taimed ei kasva niivõrd üle, et kui me ideaalis võiks minna mai keskpaiku istutada need kasvuhoonesse, et kui sihukesed suuremad öökülmad on möödas. Kõige tavalisem on need kasvatada mullas, mis on iseenesest kõige lihtsam variant, sest et mullas iseenesest on nagunii olemas mingidki toitained, et võrreldes näiteks kasvusubstraadis või kasvukottides, kus kogu tomati elu ongi selles kotis, mis tähendab seda, et väga peab jälgima seda, et tomatil oleks piisavalt erinevaid toitaineid. Aga selles suhtes jällegi kasvukottides ja nendes on selle võrra lihtsam, et ei pea nii palju umbrohtu eemaldama, samas mullas on see nagu suurem probleem. Mullas sobib siis ka kasvatada pigem väga hästi ka kõrgekasvulisemaid sorte, kui võrreldes siis madalakasvulistega. Madalakasvulisi ka mullas, aga mullakottidesse sobivad siis pigem või kasvukottidesse siis siuksed madalad või poolmadalad sordid. Just. Ja siis enne kui me tomatitaimed hakata välja istutama üldse, siis on siuke mõned päevad, oleks hea, kui tuua nad, kui toas on nagu ette kasvatatud, tuua nad kas või kasvuhoonde lihtsalt karastuma ja nad harjuksid nende uute keskkonnatingimustega ja siis seetõttu ta nagu ka juurdub paremini ja tuleb paremini uute sendega toime. Ja istutusskeem võiks siis olla enam-vähem siuke kas 40x50, 50x50, et oleks hea, kui need tomatid ei istutataks liiga tihedalt, sest tomatile on oluline, et see õhuliikuvus oleks hea. Sest et kui ta on liiga tihedalt, siis võib olla see oht, et hakkab võib haigusi nagu vastu võtma. Ja istutusaugud siis pigem sügavad, et meie oma praktikas on üks labida lehe sügavune auk on paras, võib ka olla natuke sügavam, et tomat talub väga hästi sügavat istutust ja kui on auk juba valmis kaevatud, siis kasta see väga rohke veega, konkreetselt reaalselt uputadki ära lihtsalt. Et siin on, ma ei tea, kui hästi siit pildi pealt vast on näha, et meie olemegi siis siin 50x50 niimoodi kahe reas istutanud ja vahel on siis imvoolikud. Et see iseenesest on see nagu lihtsam variant, kui on võimalik kasutada
hoiab aega kokku, aga võib ka käia voolikuga kastmas. Ideaalis siis võiks ta olla see vesi sihuke mõnus, ütleme toatemperatuuril vesi, et mitte päris kaevu külma veega ei kastaks. Et taimele see sobib rohkem. Et kõrgekasvulisi siis võib istutada, nagu ma ütlesingi, mai keskpaigas, ka siis, kui esimesed õied on juba natuke avanenud, aga madalasordid võiks istutada enne, kui esimesed õied hakkavad avanema. Just seetõttu, et kui me istutame nad kasvuhoonde, siis taim esimese asjana, ta peab hakkama paremini juurduma, hakata nagu juured ajama sügavale ja ta paneb oma energiat sinna, et ta võib jääda lihtsalt natukene põdema, kui on juba õied lahti, et ta peaks justkui siis hakkama panema oma energiat 2 erinevale protsessile. Ja kui on taimed istutada, siis nagu rääkisin, et augud ära kaevata, aga meiega oleme oma praktikas ja võtamegi siis suure ämbritäie vett ja uputame ka taimed ennem selles panges ära ja siis me istutame nad auku ja katame siis pealt kergelt mullaga. Ja esimesel nädal aega oleks hea, kui kohe ei hakkaks kastma, seetõttu, et see soodustab paremini juurdumist. Väetamise koha pealt alguses taim vajab natuke rohkem lämmastikku, sest et lämmastik soodustab siis taime enda kasvu. Kui hakkavad juba moodustama viljakobarad, siis võiks lämmastikku kasutada väetist, mis sisaldab natukene vähem lämmastikku, sest siis taim ei pane enam nii suurt energiat enda kasvule, vaid viljade moodustamisele. Ja pigem kasta siis hommikuti ja kasta ühtlaselt, et hoidagi kogu aeg, et muld oleks niiske, et ei ole, mis ei mõju nagu väga hästi on see, et ma näiteks üks nädal kastan ja siis ma siin mingi nädal aega ei kasta ja siis panen uuesti, et see muld vahepeal jõuab näiteks läbi kuivada. Et siis on näiteks suurem oht, et need viljad hakkavad lõhenema. Ja kui ööpäevane temperatuur on keskmiselt, ütleme 15 kraadi, võib isegi natukene 10–15 võib-olla oleks kõige ideaalsem, siis võiks juba hoida ööpäevaringselt ukseavad lahti, et see õhu liikuvus oleks parem, et siis sellega me saame vältida seda, et tekiksid erinevad haigused. Et kõrgekasvulistel siis tomatitel on vaja eemaldada kord nädalas külgvõrgseid. Võib ka teha niimoodi, et eemaldada ka lehti, aga see lehtede eemaldamine võiks siis olla niimoodi, et kui meil on üks kõrgekasvuline tomat, siis eemaldame kuni esimese kobarani. Kui esimene kobar saab juba viljad valmis, on ära koristatud, siis alles minna ja mitte korraga minna siis edasi ja mitte korraga eemaldada kui 1-2 lehte, sest et muidu taim läheb rohkem stressi ja hakkab teistpidi jälle põdema. Ja madalatel sortidel tavaliselt väga ei eemaldata neid külgvõrseid, aga teatud juhtudel on see vajalik. Näiteks ideaalne näide on eelmine aasta, kus me ise ka eemaldasime päris palju just seetõttu, et kui õhuniiskus läheb väga kõrgeks, kui ongi selline nagu põõsas tüüpi tomatitaim, et see õhu ja see taimemaiss on nii suur ja see õhk ei liigu läbi ja seal näiteks ahkailitus hakkab väga kergelt nagu levima. Ja mis kõrgekasvulistel, et soodustada viljade tekkimist, on siis
võib juuli lõpus, augusti alguses eemaldada latv. Et tavaliselt, ütleme, meie oleme niimoodi lugenud 6-7 kobarat alt ülesse, siis peale, ütleme, 6.-7. kobarat 1-2 lehte ja siis latv maha. Et siis paneb taim kogu oma energia viljade moodustamisele, mitte edasi kasvamisele. Ja ideaalis võiks, iseenesest oleks kõige parem kasvatada varaseid sorte, sest et siis on suurem sa saad varem hakata tomateid juba sööma. Et hilisemad sordid annavad natuke hiljem ja lihtsalt see hooaeg natukene võib jääda siis nagu lühemaks. Et tavaliselt meil on niimoodi, et oktoobri lõpuni saab siis oleme saanud korjata tomateid, aga saab ka, kui ka rohelised pärast seal oktoobris ära korjata ja jätta järelt valmima, et siis on ka päris okei. Ja sügisel siis võimalusel siis laotada kasvuhoonesse sõnnikut ja mis on siis oluline ka samal päeval sisse kaevata siis. Meie oleme kasutanud hobusesõnnikut, aga hea oleks, kui ei oleks sees sükest nagu saepuru, teinekord võib olla sellist ka saada. Või siis kevadel võib ka komposti sisse segada, et see aitab taimede kasvule hästi. Ja meie sortides siis olen paar tükki ka välja toonud, on malle, kõik need on kõrgekasvulised, on malle, siis üks kõige uuemaid sorte pille ja siis ka vilja, et meie sordid nagu kõik sobivad väga hästi kasvuhoones kasvatamiseks. Nii kõrged kui ka madalad sordid. Nii, järgmisena siis kasvatamine avamaal. Oluline on siis kasvukoha valik. Muld võiks olla ideaalis süge toitainet rikas, et tomat neid toitainet väga tahab. Tomat on sort, mis armastab sooja ja päikest, et kasvukoht, kui valida, siis sükest, kust tavaliselt on kas kuskil lõunapoolsem külg majal või selline, kus ta saab seda valgust. Ja samas kohas lihtsalt mitte nagu kogu aeg kasvatada, et võib kas või nihkuda natukene edasi, natukene selle kasvatamiskohaga just selleks, et vältida erinevate haiguste levikut. Ja samuti on õige sordivalik, on väga oluline, et pigem madalakasvulised ja varajased sordid, sest et üldiselt kaevamine ja kõik see kastmine, põhimõtteliselt sama loogikaga nagu kütteda kasvuhoones, aga väljaistutamine on hea teha juuni alguses, siis kui suuremad öökülmad on nagu mööda läinud. Meie sortidest on selleks siis Termo ja Maike väga head. Ja tuleks sortidest valida tomati lehemädaniku või pruunmädaniku suhtes kindlamat sorti, aga selles suhtes praegu hetkel minu teada ei ole sellist, mis oleks täiesti resistentne, et üldse ei võtaks midagi juurde, aga midagi külge. Aga kui on nagu valikus, et siis pakendi peal või kuskil, et valida siis selline, mis natuke taluks hästi. Kindlasti peaks vältima seda, et ei istutata kartuli kõrvale, sest et kartul ja tomat, nad on sugulased ja nad mingeid haigusi nad ka omavahel jagavad. Samuti vajadusel siis eemaldada külgvõrseid, et kui on selline hästi niiske aasta, nagu möödunud aasta oli, just samal põhjusel, et haigused võivad levida. Oma praktikas oleme näinud küll kääbustomati sortide puhul, et kui ongi selline peavars,
siis sealt peavarre juurest hakkavad levima erinevad hahkhallitus peamiselt. Ja samuti ka siis, et natukene välja viia, kui nii-öelda karastama siis, et ta harjuks uute tingimustega, et järk-järgult poputada neid. Istutusskeem võiks olla ka siuke 50x50, natuke hõredam siuke ja kastmine nii nagu ma ütlesingi, et ka enam-vähem tuleks siuke sama. Ja vajadusel siis toestada taimi keppidega, mille külge siduda võrsed. Ideaalis võikski siis olla niimoodi, et need viljad ei puutuks kokku mullaga, sest et üsna ruttu hakkavad seal haigused levima ja see tomat ei kõlba enam kahjuks siis süüa. Ja mida veel võib kasutada on vett läbi laskvat mulči, põhku, koorepuru, et siis tekitada selline väikene vahe märja mulla ja viljade vahel, et siis ei hakka ka need haigused seal niimoodi väga levima. Et kui on oht, et on näha, et on mingi öökülmad tulemas, et siis üks praktikaid, mida kasutatakse, ongi siis, et kas võtta mingi suurem pappkast, panna peale ja siis kattelooriga ümber panna. Et see oht võib olla pigem juuni alguses, taimed on nagunii väiksemad, et siis on nagu seda võimalust. Juulis, augustis pigem seda öökülma õhtu nii suurt ei ole. Kasvatamine siis rõdukastis aknalaual, mis on üsna populaarseks läinud, et külvid võib juba teha jaanuaris, aga siis kui juba päevad hakkavad pikemaks minema, kui on võimalus kasutada kasvulampi, anda tomatile lisasoojust, lisavalgust, siis võib ka sellega alustada natukene varem. Ja seeme siis samamoodi külvata niiskesse turbasubstraati ja katke siis läbipaistva kilega või läbipaistva kilekotiga, et see soodustab seemnete idanemist ja kui hakkavad juba esimesed idulehed tulema, et siis eemaldage see kile, et siis taim saaks nagu rohkem valgust. Ja kui me tomatitaim, eks ta on siuke, see on natuke vaheses, kas me räägime nüüd kääbustomatist või me räägime sellisest väiksemast põõsast tüüpi tomatist. Et meil üks sortidest, mis on Varto, et tema siis ikkagi võiks olla vähemalt 10 liitrit. Oleks hea, kui oleks natuke suurem nõu. Kääbussordid meie oleme kasvatanud 6 liitristes ja saavad väga kenasti hakkama, et meil endal kääbussorte ei ole, aga näiteks välismaa sortides Venus, Vilma väga hästi saavad ka 6 liitristes anumates hakkama. Ja kasvupoti põhja siis võiks siuke 4-5 sentimeetri paksune liiva või pillustiku kiht, et aitab siis liigveega paremini toime tulla. Kindlasti poti põhjas peaks ka olema auk, et see liigvesi saaks sealt ära minna. Ja samuti siis see kasvusubstraat, milles kasvatada, peaks olema siis õhu ja toitainet rikas. Ja kui on vähegi võimalik, siis kasvatada tomateid pigem lõunapoolsemal aknalaual, terrassis, rõdul, et täpselt sellepärast, et saab rohkem soojust, rohkem valgust, täpselt seda, mida tomat siis armastab. Ja meil siis, nagu ma ütlesin, on meie sortides kõige parem on Varto, et ta talub ka natukene varjulisemat kohta, et saab väga hästi hakkama. Nii, mul on natukene läbisegi on nagu haigused ja siis siuksed kasvuprobleemid. Üks levinum, millega hästi palju küsitakse, on viljatipumädanik. Ja see on täpselt selline, nagu siin pildi peal on näha, et sellise tomati viljatipu otsa tuleb selline tume laik. Siuke natuke sisse vajunud
ja ta tekib peamiselt sellel põhjusel, kui tomat ei suuda omastada piisaval määral kaltsiumit. Ja juhtub see siis tavaliselt pigem suve teises pooles. Ja seda siis soodustavad liiga kuiv muld, kõrge või madal õhu- ja mullatemperatuur ja väga madal õhuniiskus. Et kui anda soovitusi, et kuidas sellega siis toime tulla, ongi see, et ühtlane kastmine, et muld oleks piisavalt märg või niiske ja ta ei kuivaks läbi ja vajadusel siis anda juurde kaltsiumit lisaväetisena. Tomati varrepõletik, hästi iseloomulik. Tavaliselt sellistel puhkudel tomati kasv jääb kängu. Et kui on näha, kuidas teised taimed võib-olla lähevad ilusaks, kasvavad suureks, aga näed, et üks taim tavaliselt kolletub, jääb pisike, on kõdur, siis tasub hakata minna sinna mullakihi juurde ja natukene kookida ära seda mulda ja vaadata, missugune ta seal varre ümbert on. Ideaalis ta peaks olema, muidu kui on terve taim, on ta üleni ühtlaselt roheline, aga kui on siuke pruun, hakkab selline, nagu pildilgi on, siis võib juba kahtlustada, et tegu on varrepõletikuga. Ja ega siin ei olegi mitte midagi teha, et võib lihtsalt taime ära eemaldada, et seda kuidagi parandada, soodustada, et see läheks paremaks väga ei ole. Ja see võibki tekkida tavaliselt meie praktikas, et kui on ümber istutamisel, näiteks sellest ettekasvatuspotist mulda, võivad tekkida mingid mikrovigastused, juba sellest piisab, et see hakkaks juba levima. Pruun ja lehemädanik. Samuti tekivad sellised viljadele, kahjuks viljapilte praegu ei ole, aga kui ongi, ütleme, punane tomat ja sa näed, et seal on kõvad pruunid laigud ja sisse vajunud, siis võib juba kahtlustada, et tegu võib olla pruunmädanikuga. Tavaliselt esineb seda rohkem septembris-oktoobris, kui on ka madalad õhutemperatuurid, et meie praktikas on olnud üks kord, kui vähemalt minu tööaja jooksul, kus käiski öökülm läbi ja tõmbaski kõik, meil oli avamaa tomatid veel ja tõmbaski kõik pruuniks ära väga ruttu, väga kiiresti käis see asi. Ja kuidas siis vältida, et kasvuhoones siis ongi, et hea ventilatsioon, kui on näed haigus, taimejäänuseid, millel on juba see tunnus küljes, et lihtsalt eemaldada ja samuti vältida kartuli kasvatamist läheduses, sest et see on üks haigusi, mida nad kartul ja tomat jagavad omavahel. Kuivlaiksus, et vanematele lehtedele siis tekivad täpid. Siit vist hea ei ole praegu näha, aga tavaliselt selle laigu keskel on siuke must tume täpp ja ümber selle hakkavad tekkima sellised nagu ebasümmeetrilised, siuksed ringikujulised, hakkavad ringid tekkima, et hästi iseloomulik sellele kuivlaiksusele. Et kui ta läheb nagu laiemaks, siis need ringid võivad natukene hajuda või minna kokku. Aga möödunud aastal oli seda nagu üsna palju. Ja levivadki siis tuuleveega ja kuidas vältida, ongi hea ventilatsioon ja taimejäänuste eemaldamine kasvuhoonest. Hahkallitus, väga levinud, eriti siis, kui on kõrge õhuniiskus, kui ventilatsioon ei ole väga hea
et ütlen oma töö jooksul on see võib-olla see, mida ma kõige rohkem näen. Et seetõttu tuleks nagu eemaldada neid erinevaid neid taimejäänuseid. Ta võib olla natuke erinevatel kujudel, et viljade puhul ma olen näinud, et ta lihtsalt lähebki nagu vesiseks, tuleb siuke hallikast kirme peale. Taimede puhul ta võib jääda ka selline helepruun, pruunikas, hall, nagu siin on. Ja mis see aasta või eelmine aasta, mida me oma kasvuhoones nägime üsna palju, on tomatiruuge hallitus. Kuidas see ära tunda, ongi siis see, et kui me vaatame tomatitaime pealmist kihti, ütleme pealmist seda osa, siis tekivad sellised kollased laigud. Kas see töötab niimoodi? Siin on üks selline tunnus, kollane laik üksid, aga tavaliselt ta lähebki, eelmine aasta, mida meie nägime, oligi niimoodi, et taim ise oligi nagu siukeste laikude täpiline, kollakad. Ja kui sa keerad selle lehe siis teistpidi, siis ei ole just kõige ideaalsem pilt, on sellised pruuniteosed, on sama koha peal, et siin on natuke siin. Ja kuidas siis seda nagu vältida? Esimene variant on valida siis siuke sort, mis on resistentne selle vastu. Kõik Eesti tomatisordid on selle vastu resistentsed. Et seda me nägime ka eelmine aasta, et meie sordid pidasid väga hästi vastu ja andsid ka väga head saaki võrreldes välismaa sortidega. Ja samuti hea ventilatsioon on väga oluline ja hommikune kasvamine jällegi. Aga see on selline lühikene loeng, et aitäh kuulamast ja võtan küsimusi. Nii. Kordan küsimust, et ajamäär, et kui kaua peaks ennem siis karastama tomatit. Võib siuke piisab juba 2-3 päevast, aga võib ka natukene kauem olla selles suhtes, et kuni nädal. Aga jah, et see oleks siuke ideaalne. Väga palju varem ei ole mõtet tuua. Aga peab muidugi jälgima seda, et ei ole nagu öökülma ohtusid selles suhtes, et kui sa näed juba, et miinuskraadid on tulemas, siis nagu mitte enne viia, et jah, siis võib korraks ka peaasi lihtsalt tomatitaim ise nii hästi külma ei talu selles suhtes. See tomat pealt jääb siukene kõva ja kollane või valge Jah. Kordan siis ka küsimust, et kui tomativili siis on pealt on, ütleme, kõva kollane, see võib viidata kaaliumi puudusele ja ka ebaühtlane kastmine. Need on peamised põhjused, miks tekivad need. Tomatilehed on mul olid eelmisel aastal osad läksid nagu lillaks, mitte pruunid, vaid lillad. Tomatilehed eelmine aasta olid lillad, mitte pruunid. See viitab samuti toitaine puudusele. Peamiselt on see siis kas fosfor või magneesium. Et siis väetamisega anda lisaväetist, vaadata, millel on seda täisväetist ja nii. Et siis sellega peaks minema paremaks. Teame, et kui mullapind on pidevalt niiske, kasvuhoones on õhuniiskus kasvuhoones suur. Panna jooturid mulla peale, ehk siis hoolikut. Kui hoida mulda niiskena, kui soodustame niiskuse liigsete võikud ja haiguste võikud. Kui panna torud maa sisse ja hoida mulla peale nii tihti, kui aga niiskus on seal all. Ma nägin, teil on torud maa peal ja hoitakse pidevalt niiskena. Kui kõik see ideaalne variant?
Okay, et küsimus, et kui kasutada impoolikuid, et kas siis tomaatvoolikud võiksid olla mulla peal või siis mulla sees. Meie oleme, sellel pildil oli niimoodi, et me olime just alles istutanud need välja, aga üldiselt praktikas meil on, ta on olnud mõlemat pidi, aga ideaalis ta ikkagi võiks olla mullas sees, et see mulla niisk, ta hoiab, eesmärk on ikkagi see, et muld oleks nagu niiske seal ja see vesi jõuaks rohkem taimedeni ja kasta täpselt niimoodi, et lähtuvalt vajadusest, mitte kogu, kui on nagu põuane aeg, siis on vaja rohkem kasta, kui on niiskem aeg, siis nii palju seda kastmist ei ole vaja. Aga pigem jah, ma ütleks, et mulla sees. Kas te müüte ka tomatitaimi see aasta? Kas me müüme tomatitaimi see aasta? See on hea küsimus, aga ma kardan, et pigem vist mitte. Ma praegu ei ole hetkel küll kursis olnud ja kuulnud, et pigem on olnud seemnemüük. Seemnemüügist on juttu olnud. Kas meil on pilleseemet müüa? Jah, kindlasti on, peab olema. Meil on varud praegu päris piisavad mitme aasta jagu. Nii et ma usun, kui minna sinna müügisaali, siis sealt saab. Küsiks sihukest asja, et viimasel ajal on palju rääginud seda, et kasvatan tomateid, istutan maha ja terve suve läbi ei kasta ja kõik muidu kasvab. Mis jutt see nüüd? Sellist varianti ma olen kuulnud, kui kasutatakse mulči, et mulč, ütleme põhk või selline, et see hoiab seda niiskust piisavalt seal. Oma praktikas me seda ei ole kasutanud ja me hetkel, ma ei julge nagu soovitada, et kas see on kõige ideaalsem lahendus. Aga kui see toimib, siis muidugi, aga meil ei ole. Mina eelmine aasta katsetasin ja täitsa toimis, aga oleneb täiesti, mis pinnas on. Kui ta on madalam, siis seda saab kasutada. Kui ta on ikkagi kõrgem pinnas, kõrgemal kohal on kasvuhoone, siis ei saa. Mina eelmine aasta suve jooksul kastsin, oligi vahed kohe istutamise käigus. See oli 2 nädalat peale istutamist ja siis vist äkki suve jooksul ühe korra veel kastsin ja rohkem ma terve suvi kuni sügiseni ei kastnud. Ja kasvasid, ei läinud, ei tõmbanud lehed krussi, et oleks veepuudus. Täiesti ilusti kasvasid. Täiesti normaalsele sügavusele. Jah, just. Täiesti normaalne sügavus. Samamoodi oligi, uputasin selle istutusaugu vett täis. Eelmine aasta oli hästi palju, oligi, et eelmine aasta. Ja ei olnud, mul ei olnud mulči ega mitte midagi. Täiesti pinnas, see oleneb aastast ja pinnasest ja kõrgusest, kus kohas asuva. Jah. Nii, miks mulč on parem kui peenra vaip? Et miks mulč on parem kui peenra vaip? Kas on? Kuidas? Kas on parem? Räägid mulčist kogu aeg? Selles suhtes on üks lahendus, me ise ei ole väga palju seda oma praktikas kasutanud. Selles suhtes, et kas ta parem on, ma hetkel ei oskagi sellele küsimusele praegu vastata. Aga kui küsimusi ei ole rohkem, siis... üks küsimus. Kas see on linnalegend või on tõsine, et kui istutusauku panna räägib? See on müüt või tegelikult? Selles suhtes, kas see, kordan korra küsimus üle, et kas istutusauku panna räime või mitte, et kas see tegu on linnalegendiga. Oma praktikas me ei ole kasutanud, iseenesest eks seda võib kasutada, aga taimed üldiselt ikkagi omastavad erinevaid toitaineid veelahusena, et ikkagi oleks vaja juurde väetamist. Et see räim ei hakka nii kiiresti lagunema, et see tomatitaim saaks neid vajalikke toitainesid kiiresti kätte.
enda kasvuks. kas see müüt, et kaheharulisena jättes saab suurema saagi, vastab tõele või vastab? Kui kasvatada tomatit kaheharulisena, et kas saab suurema saagi? Ütleme niimoodi, et kui me räägime kõrgekasvulistest tomatitest, siis on tavaline, et me kasvatame nagu suurema, ühe varrega. Selles suhtes me kaheliseks me ise ei ole kasvatanud. See tähendaks seda, et taim peaks panema rohkem energiat ikkagi enda taime kasvuks. Või ei oska nagu öelda, aga selles suhtes madalakasvulistel on see tavaline kasvatada 2 või isegi 3 harulisena. Aga meie oma praktikas on pigem olnud see 1 ja oleme saanud väga korraliku saagiga selles suhtes. Jah. Kas te midagi sinna istutusauku panete ka siis peale veel? Või sisse mingit väetised? Ikka paneme. Kas me paneme istutusauku ka midagi? Oleme kasutanud hobusesõnniku komposti. Ütleme niimoodi praegu 2-3 peotäit enne istutusauku. Uputame ära veega ja siis taim. Aga väetamine, et kohe esimesel nädalal me ei väeta, aga me ka hästi palju jälgime taime ennast. Et kui me näeme, kui hakkavad tekkima peamiselt mingid toitainepuudused, siis need avalduvad kohe alumistes, kõige vanemates lehtedes. Näiteks kui on lämmastikupuudus, siis hakkavad alguses need kollased lehed kolletuma, et siis me anname väetist juurde. Jah. Palun rääkige kanakakagraanulitest, kas seda kasutada? Kas võib kanakakagraanuleid kasutada? Istutusaugus. Kardan, et see võib, kui väga lahjendada. Me ise oma niimoodi praktikas ei ole seda kasutanud praegu. Et kuidas ta päriselt nagu välja hakkab nägema, ei oska. Okay. Ja väga ilusti kasvavad, ei juhtu midagi. Vastmisveega võiks läbistada seda. Ma räägin, et midagi neile, et ma panen kuivale enne, siis vastmisveega. Jah. Nii. Kas on veel küsimusi? Kui küsimusi rohkem ei ole, siis ma arvan, et on loenguga hästi korras.